Tere tulemast Tarkvel Teadvel Looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja ma toon teieni või sinuni siis tänasest alates ühe 10-osalise loengusarja nimega Ärkvel Teadvel Looja ABC. Ja selle loengusarja mõte on tuua sinu teadvusvälja informatsiooni, teadlikkust ja energiat, mis toetab sul olla igapäevaselt ärkvel teadvel looja inimkehas. Ja ma toon selle loengusarja kaudu siis kogu selle informatsiooni, mis minu teadvusväljas täna on, kõik, mis puudutab seda teemat, ja see on selline iga pühapäevane loeng, mille ma välja annan. Võib juhtuda, et mõni pühapäev ma ei saa ja ma teen näiteks laupäeval või esmaspäeval, aga igal juhul tuleb see siia minu YouTube'i kanalile. Ja kui sa ei ole juba minu kanali jälgija, siis ma soovitan sul panna subscribe ja ka see kelluke, et kui uus loeng on tulnud, siis sa saad endale teate selle kohta, kui sa soovid olla kursis selle loenguga ja nende väljatulekutega. Nii, tegemist on annetuspõhise loenguga, mis tähendab seda, et sul on võimalik mulle tasakaalustada seda energiat. Ma panen siia alla oma kontonumbri, aga see ei ole kohustuslik, et igaüks ise tunnetab, kas ta saab, tahab ja nii edasi. Ma igal juhul otsustasin teha selle loengu avalikuks ja kõigile kättesaadavaks sellel põhjusel, et minu sisemine juhatus lihtsalt ütles nii. Algselt, kui ma selle loengu välja kuulutasin, ma jagasin seda infot ainult oma meililistis olevatele inimestele, et selline asi on tulemas. Ja siis alles eile tegelikult maandus mulle teadmine, et ma pean selle tooma nähtavale suuremale ringile, suuremale hulgale inimestele. Nii et ole lahke, siin ta nüüd on. Ja täna ma siis jagan teile natuke seda sisu, et mida see loengusari endast kujutab, ja samal ajal ma annan ka endale vaba voli selle teekonna käigus. 10 nädalat on ikkagi pikk aeg, me jõuame sellega otsapidi välja septembri algusesse, ehk et kui mulle tulevad mõned teemad või teadmised selle aja jooksul, mida ma käsitleda, siis ma annan endale voli ka seda sisu või siis neid pealkirjasi pisut muuta ja kohendada. Aga ma toon teile praegu kiirelt ülevaate, et milliseid teemasid ma kavatsen selle loengusarja käigus käsitleda. Ja need teemad on siis järgmiselt, mis takistab ärkvel teadvel loojal olekut, kuidas vabastada piiravaid programme ja uskumusi, kuidas õppida armastama iseennast ja kõike elavat, kuidas luua ühendus oma tõelise olemuse ja kaasasündinud annetega, kuidas luua sugevamat kontakti oma hingepere ja galaktilise perega, kuidas vabastada emotsioone ning saada oma sisemise seisundi valitsejaks, kuidas hoida igapäevaselt kõrgemat sagedust, millised praktikad toetavad teadlikku elu, kuidas elada väljaspool maatriksi teadvust, kuidas luua oma lastele teadlikum ja õnnelikum lapsepõlv ja kuidas toetada keha tervenemist läbi teadliku toitumise ja elustiili. Need on need teemad, mida ma kavatsen käsitleda selle teekonna vältel, ja juba ettehoiatavalt ütlen, et ma puudutan ka kosmilisi teemasid ja meie kui universumi kodaniku vaatest siis tulenevat informatsiooni, ehk meil on aeg ärgata sellesse kohta, et me teadvustame, et me ei ole mitte ainult planeet Maa kodanikud, vaid me oleme universumi kodanikud ja meie perekonnad ei piirdu ainult maiste kehadega ja maiste peredega, vaid need on galaktilised. Vot nii, see on siis selline lühike ülevaade, mida see teekond endast kujutab, ja nüüd sa siis täna oled siin kuulamas esimest osa, kus ma räägin sellest, mis takistab ärkvel teadvel olekut ja kuidas ma korraks vaatan üle selle
mis ma veel tahtsin siia esimesse osasse sisestada. Üks moment. Jah, et millised on ärkvel teadvel oleku takistused ja kuidas neist vabaneda. See on siis tänane teema, vähemalt selline stardipunkt, kus ma alustan seda jagamist teile. Ja minu eripäraks on aeg-ajalt sulgeda oma silmad ja rääkida informatsiooni sügavamalt oma südamest. Kui ma seda teen, siis ma kutsun sind seda kaasa tegema, kui see sind kõnetab, et sa kuulaksid siis ka silmad kinni, sellepärast, et see annab sulle võimaluse kuulata infot sõnade taga. Sest et kui me sulgeme ühe meele, siis teised meeled saavad avarduda ja sellepärast on hea mingeid kohti võib-olla kuulata silmad kinni. Nüüd ma vaatan, kas mul on veel midagi oluline ja me teeme enne selle loengu sisuni minemist ka väikese kohale tulemise. Ehk et ma kutsun sind energias kohale selle loengu ruumi, et nii minu kui sinu kohalolu ja kohalolek saaks avada siia ruumi parima võimaliku informatsiooni kõigi kuulajate jaoks. Just. Nii et selleks ka, kui sa just ei ole autoroolis, siis pane korra silmad kinni ja lihtsalt hingame mõned korrad sügavalt kõhuga sisse ja välja. Ja välja hingates võid isegi pisut uhata. Ja ühe korra veel hingame sügavalt sisse. Ja suu kaudu välja. Ja laseme oma õlad pehmeks, oma selgroo mõnusalt nõtkeks. Ja anname endale taotluse, tuulen rohkem kohale siia ja praegu kohalolusse. Iseendasse, enda kehasse. Hingan iseennast rohkem kohale iseendasse. Ja ma olen kohal siin ja praegu, võid kõva häälega öelda kaasa, siin ja praegu, märgata, kuidas sinu enda hääl vibreerib sinu südames. Ja kogu minu tähelepanu ja energia täielikult kohal siin ja praegu. Ja nüüd loome koos ka oma tähelepanu ja tahtega sellise ühise energeetilise ruumi, kus me tuleme energias kokku. Lihtsalt näe, tunne või taju, kuidas kergib kvantväljale üks energiaruum, valguse kuppel, siuke loenguruum. Ja sellesse ruumi lubatud ainult meid toetavad energiad, mis on kooskõlas meie kõigi parima võimaliku hingeteega. Ja täna me siis käsitleme selles ruumis sellist teemat nagu mis takistab ärkvel teadvel looja olekut ja kuidas sellest vabaneda. Selleks tundub praegu mulle, et ma jätkan hetkel silmad kinni rääkimist, sest see aitab mul sügavamat informatsiooni kätte saada. Ja selleks, et me saaksime paremini aru, mis on ärkvel teadvel looja ja mis seda takistab, mul on vaja hakata rääkima natuke kaugemast minevikust, kust me pärit oleme ja mis siin planeet Maal toimub. Nimelt kunagi ammu on elanud planeet Maal inimesed, kes olidki ärkvel teadvel loojad inimkehas. Üks meile, eestlastele
tuntumaid tsivilisatsioone on Hyperborea, millest ei räägita veel piisavalt palju, aga mis vaikselt ajab enda infovälja sagedusi uuesti nähtavale. Sest see oli see tsivilisatsioon, kus olid asjad tasakaalus ja ei toimunud sellist äärmustesse laskumist, ehk mees- ja naisenergia oli tasakaalus. Hyperborea vahetas dimensiooni, sest kui maa hakkas oma sageduses langema, siis lihtsalt, kuna Hyperborea oli kõrgsageduslik tsivilisatsioon, siis ta läks nagu teise dimensiooni, mis ei ole siis 3D tasandil silmaga nähtav. Aga igal juhul selles tsivilisatsioonis me olime ja siiamaani oleme 12 DNA ahelaga täiesti toimivad ärkvelteadvel loojad inimkehas, mis tähendab seda, et me oleme ühenduses sügavalt sellega, et me oleme algallika energia, et me oleme loojad. Et me oskame juhtida energiat, et me oskame telepaatiliselt suhelda, et me oskame astraalselt rännata, me oskame luua, me elame harmoonias, me toimime ühtsusteadvuses, me mäletame, kes me oleme, kus me tuleme. Ja see on see olek, mille suunas on meil vaja taas liikuda, ehk astuda ärkvelteadvel looja seisundisse. Nüüd, kui maakera või maa hakkas sageduses langema ja toimusid sissetungid planeet Maale, siis inimeste DNA ahelatest sulgeti väga suur osa ja jäeti toimima vaid 2 ahelat 2 ahelaga. Ja ülejäänud DNA nimetab siis tänapäeva teadvus RAMS DNA-ks. Nüüd 2 ahelaga inimesel on siis kinni keeratud igasugused anded, energiajuhtimisvõimed ja nii edasi, telepaatiavõimed, loomisvõimed ja selle eesmärk oli orjastada inimene, panna inimene tööle Anunnakide teenistusse ja Anunnakid olid siis selline kõrgem loojarass, nendel oli, ütleme, suuremad võimed ja rohkem väge inimeste üle. Ning see oli siis see põhjus, miks nad üldse said meid nii-öelda orjastada, inimesi orjastada. Ja need DNA pandi siis kinni sellepärast, et see inimene ei teaks endast enam mitte midagi, ta otsiks endale välist autoriteeti ja ei oleks ühenduses enda võimetega, ta oleks hirmul ja oleks hästi kontrollitav, juhitav, manipuleeritav, et see inimene peaks endast väljaspool olevat suuremat, vägevamat, võimekamat inimest enda juhiks või loojaks ja ise endast ei arvaks väga mitte midagi. Ja see on see pimeda aja algus, kus me aastatuhandeid liikusime sellises pimedas koridoris, kus me ei teadnud enda päritolust, mitte midagi, me ei teadnud ise, kes me oleme, me ülistasime teiste kõrgemate tsivilisatsioonide ja rasside või tegelasi, kes siia ennast meile ilmutasid ja ennast endid jumalate pähe esitlesid. Ning see aeg tekitas meisse palju valu ja kannatust ja häbi ja süüd ja hästi palju valeillusioone, vaesust, hirmu. Ja selle ajastu jäljed on endiselt inimkonnas. Ja see on see põhjus, miks me ei ole
ärkvelteadved loojad inimkehas. Täpselt nii kaua, kui me saame sellest kõigest teadlikuks. Nüüd, kuna maa on hakanud oma sageduselt taas tõusma ja teeb ise läbi ülestõusuprotsessi. Planeet Maa on metsikult võimas suur galaktiline hing, kes on kehastunud planeediks ja tema soov on seekord tõusta koos oma inimestega. Ehk et eelnevatel kordadel on planeet Maa teinud oma sageduse vahetusi nii, et ta on pühkinud teatud osa inimkonnast oma väljalt läbi looduskatastroofide, läbi Atlantise huku, läbi Lemuuria huku. Me oma ajaloost teame neid hetki. Aga seekordne plaan on, et inimesed tõusevad koos maaga. Ja see tähendab seda, et kõik madalasageduslik, manipulatiivne, meid vähendav, kontrolliv, ahistav, meie energiast toituv varivalitsus ja kosmilised rassid peavad planeet Maalt lahkuma, et inimene saaks olla vaba looja ja kooskõlas maa ülestõusuga. Inimesed on maakera rakukesed ja osa maast, sinu keha on maa, kõik sinu keha koosneb maa elementidest ja me oleme, maa ema on reaalselt nagu meie kehade ema. Ja sellepärast on hakanud levima meie seas nii palju äratavat informatsiooni, nii palju kõrgemaid sagedusi saadetakse meile päikeselt sisse, nii et halb hakkab tõesti, sest et füüsilistel kehadel on vaja teha läbi päris suur muutuse protsess ja selle muutuse protsessi käigus me kogeme erinevaid aistinguid, ka valuaistinguid, pisteid, torkeid, teinekord täiesti väsinud päevasi, ei saa üldse voodist püsti, pea käib ringi, surved on põhimõtteliselt inglise keeles süke väljend nagu you name it, nagu selle ülestuse protsessi kehatasandil on nii palju erinevaid sümptomeid, mis on seotud sellega, et meie kehad peavad muutuma kristallilisemaks, et me saaksime toimida 5D sageduses, 5. tiheduses nii-öelda. Ja samal ajal käivad ka tohutud upgrade'id või uuendused meie energiakehas, meie DNA-s, kehatasandil närvisüsteemis, immuunsüsteemis, endokriinsüsteemis, kui kõik süsteemid saavad upgrade'e. Aga mida meie saame siis teha oma isiklikul tasandil selleks, et sellest uinunud olekust ärgata välja? Eesotsas teadlikkuse suurendamine, nagu ka praegu, kui sa kuulad seda loengut, siis sa tegeled oma teadlikkuse suurendamise või avardamisega. Aga ka enda piiravate uskumuste ja enda sisemise sabotaaži vähendamine, kustutamine, tühistamine, mis on jälg sellest pimedast minevikust, kust me tuleme. Nimelt, kõik see valu ja kannatus, mida sa oled kogenud nii selles elus kui eelmistes eludes hingena korduvalt maa peale kehastudes, see on sinu hingemälus, ka kehamälus, olenevalt mida oled kogenud ja paljud meist on ju ka alles praegustes kehastustes kogenud väga rasket lapsepõlve, väga palju armastuse puudust ja kannatust ja valu. Ja see on vaja sulle enda kehast ja süsteemist välja saada
tervendada, vabastada. See on sinu indiviidi tasandi vastutus ja kohustus tegeleda iseenda vaimse tervise ja füüsilise tervise kordasaamisega, aga paljud sinu füüsilised teemad on seotud sinu vaimse tervisega. Ehk energia on alati enne kui mateeria. Ja see on põhjus, miks meie ümber ärkab nii palju tervendajaid, ravitsejaid, nõidasi, mis iganes, reiki hiilereid, energiakanaldajaid, nagu kõiki. Meil on vaja neid inimesi kõiki selleks, et me üksteist saaksime aidata selle ülestõusuprotsessi ajal, teineteist toetada, et me saaksime terveks sellest pimedast minevikust, kus me tuleme. See on sinu isiklik vastutus leida endale parim võimalik viis iseenda tervendamiseks. Eksisteerib õpetajaid, kes väidavad, et meil ei ole vaja enam midagi tervendada, meil on vaja ainult sagedust muuta. Ma ei ole näinud veel sellist reaalselt toimivat viisi, mis seda päriselt teeks. See võib olla ühel hetkel, kui sa oled piisavalt kaua endaga tööd teinud ja teatud valukehad ja asjad enda seest ära tervendanud, see võib olla optsioon. Aga kõige sügavam tervenemine toimub ikkagi siis, kui sinu hinge mälust ja keha väljast saavad välja võetud, lahustatud need siuksed tiheda energia kogumid, mis põhjustavad sinu nagu unes olekut, haige olekut, vaesuses olekut, kannatuses olekut, ennast vähendavat olekut. Need on kõik seotud nende illusioonidega, mis sa oled võtnud omaks oma eelmistes eludes teadlikkuse puudusest tingituna või oma praeguses elus, eelnevas elus teadlikkuse puudusest tingituna. See saab olla sinu reaalsus ainult sellepärast, et sa ei ole veel teadlik, kuidas saab teisiti. Ja kui sa jõuad sellesse teadlikkusse, olekusse, et näiteks, kui sul on kogemus, kus sind on reedetud ja sa mitteteadlikuna näed, et sa ei saagi midagi teha, kui et sa oled olnud reedetud, sa oled selle olukorra ohver ja sa oled selle valuga ja süüdistamisega terve oma elu, siis see tähendab seda, et sa ei ole seda olukorda tervendanud ja seda olukorda armastusse, valgusesse viinud, lahustamisesse, vaid sa jätkad selle tihke energia kaasas kandmist oma hingeväljas, oma kehaväljas ja see põhjustab sulle kannatust ja valu. Sest et sa ise hoiad seda enda väljas, oskamata seda vabastada. Tänaseks aga on meile jõudnud nii palju teadlikkust ja uut informatsiooni, avardunud sagedusi, mis toetavad seda, et me tegelikult teadvustame juba, et me saame selle vabaks endast lasta. Et kõik, mida ma sellisel viisil endas kaasas kannan, on minu enese mürgitamine. Et ma saan andestada, ma saan mõista, ma saan tulla kaastundesse, ma saan tulla armastusse. See on ka võimalikkus, mitte ainult see, et ma pean hoidma seda terve oma elu või elud iseendas ja kannatama. Sina ise teed koos maaga läbi selle ülestõusuprotsessi. Ehk maa oma sageduse muutmisega loob meile selle välja, kuhu saab tekkida see informatsioon.
aga meil inimestena on vaja see ülestõus inimkehade kaudu läbi mängida ja kasutada seda infot ja teadlikkust, mis meie välja maandub. Ehk et evolutsioon, ka vaimne evolutsioon käib läbi selle, mida sa päriselt oma füüsilises kehas teed ja oma vaimses kehas teed. Ehk et sa ise oma otsuste ja valikute ja tegudega liigud. See on see, mis tõstab sind välja sellest mineviku tihkest energiast, sinu valukehadest ja loob sulle uue pinnase, kus sa saad ärgata enda kehasse, aktiveerida enda DNA-d kõrgematesse tasanditesse, aktiveerida oma 12 DNA ahelat. Üks viis selleks on kasvõi oma teadliku tähelepanu suunamine sellele, et see on võimalik, oma hääle, oma tahtega selle aktiveerimine ja samal ajal teadvustamine. Et kui sa oled olnud, hästi äärmuslik näide, kui sa oled olnud lammas, siis sa ei saa saada kohe kotkaks, kes näeb väga kõrget vaadet ja lendab kõrgelt ja on oma elu valitseja või lõviks vaid sul on vaja teha samm-sammulisi liigutusi. Ehk et kui sa teed selle hüppe liiga kiiresti, see on ka põhjus, mis meil ei lülitata sisse seda DNA-d nagu ühe korra ka. See, et meie närvisüsteemid ei pea vastu sellele info ja energia kogumile, mis siis meisse maandub, kui meil on kõik 12 ahelat aktiveeritud. Need lülituvad sisse vastavalt sinu kapatsiteedile. Ja sinu kapatsiteet on seotud otseselt sellega, kui palju sa oled tihket energiat enda väljast vabastanud. Nüüd tuli siia valguskeel korraks, kes kinnitas seda fakti. Võt nii. Ma vaatan korraks, kas meil on selle teema kohta veel midagi teile olulist praegu mainida. Nüüd, okei. Me oleme maatriksi väljas ja väga, ütleme siis, sihilikult, tahtlikult ära programmeeritud, uskumaks teatud tõde ja siis samal ajal mitte nägemaks päris tõde. Ja see programmeerimine on olnud siis siin meil juba sellest saadik, kui meil need DNA ahelad kinni keerati. Ehk pikka aega. Ja kogu aeg on olnud siis see kellegi huvides, keegi on vajanud inimese hinge energiat, et ta saaks ise eksisteerida. Ma räägin siin parasiitlikest rassidest, kellel endal puudub algaliku ühendus, kes on allikast laskunud kas liiga kaugele või lihtsalt ise eraldanud, hakanud ise jumalateks. Ja nendel rassidel ongi vaja siis nii-öelda, kuidas ma siis ütlen seda ilusti. On nagu raske ilusti öelda ja seda on inimestel väga raske tegelikult vastu võtta. Ma mäletan ka seda, kui minule see nägemine avanes, siis see oli karm, mida tõdeda, et me
oma emotsioonikehadega oleme olnud kellelegi pikemat aega toiduks ja oma hingeenergiaga, oma elujõu energiaga oleme olnud kellelegi energiaallikaks ja toiduks. Ja selleks, et sellest välja astuda, on vaja teadvustada neid programme, mis hoiavad meid selles väljas, mis hoiavad meid maatriksi väljas. Meie ajud on kui raadiosaatjad ja sellepärast seda teades on meile sisestatud palju informatsiooni nii visuaalis kui ka kuuldeliselt ja energeetiliselt, mis siis hoiab seda maatriksi võrku üleval. Et inimesed ise oma tähelepanu ja energiaga hoiavad seda maatriksi välja üleval. Need pildid, mida meil näidatakse läbi filmide ja läbi meedia, on need, mis hoiavad seda valeillusiooni üleval. Ja selleks, et sellest hakata välja astuma, on eesotsas ekraanide sulgemine, enda teadvusesse, enda tähelepanusse nende mitte laskmine. Aga järgmise asjana on iseenda väe üles äratamine, iseenda tundma õppimine ja enda südametõe tundma õppimine. Sügavate tahaks öelda algallika põhiväärtustega kooskõlas elamine, see tähendab kõrgema südame eetika järgi elamine, kus sa austad, oled aus, oled armastav, oled kaastundlik, oled kõik see sügav inimlikkus, empaatiline. Selle asemel, et sa, teine variant on, et sa näed igas inimeses enda vaenlast või konkurenti, sa oled hirmul, kahtlev, süüdistav, pahakspanev, vihakandev. Kui sa vaatad, mida meie meedia meile sisestab või maatriksi meedia, siis tegelikult mitte meie meedia, siis seal on kogu aeg hirm, on baasenergia ja meie hirmusagedus on siis see, mida nad enda jaoks vajavad toiduks. See on nendele sageduslikult kõige sobivam energia ja sellepärast on see hirmusagedus just see, mida meist kõige rohkem aktiveeritakse. Kõik hästi loogiline. Nüüd, kui sa lükkad need infoallikad kinni enda jaoks ja sa tood oma tähelepanu enda ellu ja sa lood oma tähelepanuga endale sellise positiivse mulli, ma tahaks öelda, siis selles sinu mullis või selles sinu enda energia väljas hakkavad toimuma muutused. Kui sa suunad teadlikult tähelepanu sellele, et sa vahendad ennast oma kõrgema mina ja algallikaga, sa võtad informatsiooni vastu enda kõrgemalt minalt ja algallikalt, siis see on see viis, kuidas sinus hakkab sinu enda vägi ja suveräänsus kasvama. Ehk et välismaailmast info vastuvõtmise lõpetad ära, just eesotsas väga valid, millist infot sa vastu võtad ja keerad oma silmad ja oma tähelepanu enda sisse. Ja hakkad treenima enda sisemiste tajude, ma tahaks öelda võimekust ja leiad viise, kuidas siis tasakaalustada enda kohalolu ja närvisüsteemi nii, et sa kuuleksid sügavamalt enda sisemist tõde.
ja üsna kiiresti hakkab sulle selguma, et sul ei ole üldse vaja hirmul olla. jah, selline naturaalne hirm, mis on, et ma olen ettevaatlik, kui ma kõnnin katuseserval, on keha jaoks vajalik, mis hoiab keha elus, aga hirm ellujäämise pärast, hirm sõja pärast, hirm mis raha otsa saamise pärast, hirm lähedaste kaotuse pärast, hirm, et midagi juhtub, hirm, et mul ei ole piisavalt, ma jään millestki ilma. Kõik need hirmud on illusioonid. Hirm on miski, mis sa vaatad, mis võib tulevikus juhtuda, aga mis ta tegelikult veel siin ei ole. Ja kui sa hoiad enda keha selles sageduses, et sa midagi kardad, siis sa ei ole sellel hetkel ärkvel teadvel looja, vaid sinu eeter, sinu tähelepanu väli, sinu energia toodab midagi, mida sa ei taha kogeda. Ärkvel teadvel loojana vaatad sa väga teadlikult ja valitsed oma meelt, vaatad seda, mida sa tegelikult soovid luua. Sa oled teadlik sellest, et sinu tähelepanu on justkui võlukepikene, mis loob sinu reaalsusesse ja sinu välja seda, mida sa vaatad, millele sa oma energiat annad. Ja mida rohkem sinu DNA aktiveerub, mida rohkem sa oled puhastanud iseenda välja, mida rohkem sa saad teadlikumaks, seda võimsamaks läheb sinu loomise vägi. Mis tähendab omakorda vastutust selles osas, et kuhu sa suunad oma tähelepanu. Ja sellest tulenevalt on oluline tõepoolest vaadata ainult sinna, kuhu sa soovid minna. Vaadata helgemat tulevikku, vaadata imelist reaalsust. Ja ignoreerida, heas mõttes ignoreerida kõike seda manipulatiivset ja negatiivset, mis meie ümber on. Reaalses elus tähendab see seda, et sa võib-olla peadki oma kodus teleka välja tõstma. Meil näiteks ei ole telekat ja jumalast hästi on võimalik niimoodi elada, täiesti muretult. Ma pole üldse kursis, mis maailmas toimub, millised uudised on, sest et ma saan aru, et see on kõik üks suur vale ja manipulatsioon, milleks ma pean oma tähelepanu üldse sellele andma. See on kellegi välja mõeldud negatiivne reaalsusloome. Miks ma peaksin oma tähelepanu sellele andma? Ei pea, ei kavatsegi. Minu ülesanne on tegeleda oma enda kehastuse parimasse võimaliku vormi viimisega, enda tervendamisega, uue reaalsuse loomisega ja minu isiklikul tasandil minu ülesanne on inimestele jagada informatsiooni ja aidata neil avardada teadlikkust ja tuua läbi siia planeet Maale uusi sagedusi läbi enda valguse keele kanalduste, mis toetavad inimkonna ärkamise protsessi. Igal ühel teist on oma ülesanne, miks te olete tulnud hingena siia ja kehastunud siia planeet Maale. Ja see ülesanne hakkab sulle meenuma siis, kui sa saad nendest valeillusioonidest vabaks. Nendest illusioonidest, mis ütlevad, et sa ei ole mitte midagi väärt ja sa oled mõttetu, väike, tühine, saamatu ja et sul on vaja valitsejat väljapool iseennast. Nii. Kas ma katsin kogu selle vajaliku teema, mis ma tahtsin täna jagada? Tundub, et mul on kogu oluline info teile jagatud. Ja läks nii, et ma olingi terve selle aja silmad kinni. Eks te siis ise vaatasite, kas te tulite kaasa silmad kinni või tegite mingi aeg silmad lahti.
igal juhul ma tänan teid tähelepanu eest. Kui sa tundsid, et see info oli sulle väärtuslik, siis sa jaga seda kellelegi, kes võib olla veel huvitatud sellisest informatsioonist. ja, ja ma siis ootan teid juba järgmisesse osasse, mis on järgmisel pühapäeval. Ja aitäh ja näeme jälle. Tšau.